2018 aastal jõudis meieni uue põlvkonna A8 ja oli tol hetkel väga vägev ja millegipärast oli ta siis nii kiire, et naisvuksuri proovisõitu ta ei jõudnudki külastada, aga nüüd on ta saanud oma siis elutsükli uuenduskuuri ja nüüd ta leidis aega, et külastada ka siis populaarset autosaadet naisvuksuri proovisõit. Tere tulemast vaatama! Uus A8 näeb siis päris sarnane välja oma eelmisele mudelile, aga tal on siis uued LED-tuled, matrix-tuled, mis on suutelised teed valgustama igasugustes oludes ja uus iluvõre, mis on selline kroomist ja päris jõhkralt suur, aga kui see sulle ei meeldi, saad ka tavalise mattmusta iluvõrena seda ja kui sa tahad veel suuremat A8, on võimalik saada pikema tellijavahega A8L versiooni ja tagaistujatel on muidugi jalaruumi ohtralt lahedalt ja pagasruumi mahub ka kõik hädavajalik kindlasti kenasti ära. Ja lisavarustuses saad endale ka 4 roolimise ja tagatelje siis sport diferentsiaali, mis tõstab autot ka veidikene kõrgemaks ja muidu kui autot peaks aru saama, et võimalik on külgkokkupõrge ja on suuteline A8 tõstma oma külge peaaegu 8 cm jagu ülespoole, et niimoodi siis kahjusid leevendada, mis on ikkagi päris vägev. Ja tal on muidugi 360-kraadine kaamera koos radarite ja kõikidega, millega ta näeb kõik täiesti ära ja valguskartvaid tegusid ei ole tema roolis mõtet teha. Aga tal on sees on suur digitaalne näidikupaneel, kuhu saab ka kuvada täissuuruses navikaarti ja kui see interiöör Audi A8 2018 välja tuli ja ütles kõik, et seda digitaalsust on siin ikka nii palju, aga tänaseks oleme juba sellega harjunud ja näeb see päris tegelikult üsnagi rafineeritum välja võib-olla kui rivaalidel ja see graafik on ka uuenenud ja ta on nüüd täpsem kui ennem. Ja ta on ka üsnagi lihtsasti kasutatav võrreldes siis teiste oma rivaalidega. Tagaistujatel on 10,1 tollised siis ekraanid olemas ja lisaks saab sinna ka massaažifunktsiooni ja 4-tsooni kliimaseadet ja muidugi ka istmesoojendusi ja taga on siin väga mugav istuda ja sellises autos enamasti sõidetaksegi vist taga, mitte ees. Mootori valikus on tal igasugused jõhkrad mootorid ja mingitele hübriidajamitele siin ruumi pole jäetud. Seal on 3-liitrised turboga ülelaetud mootorid, millel on siis bensiinimootoril 250 kW ehk siis 340 hobujõudu ja kui seda diiselmootorit, siis ka 3-liitrine V6 pakub 210 kW ehk 285 hobujõudu ja kui sulle kõigest sellest jääb väheks ja sa tahad ikka midagi jõhkrat head mootorit, kui sa maksad juba 100 000 eurot auto eest, sa saad võtta endale V8 vabalt hingava 4-liitrise mootori, millel 338 kW ehk 460 hobujõudu, kui see sellest ka väheks jääb, saab võtta endale S8 versiooni, millel on 570 hobujõudu juba. Ja nelikvedu on tal ka muidugi saadaval ja kõik versioonid varustatakse 8-käigulise automaatkäigu kastiga. Hinnad algavad teil 91 800 eurost ja lõpevad see 20 000 euro juures ja kui sa tahad endale ägedat S8 versiooni, peab maksma 138 000 eurot, nii et eks sellises hinnaklassis, ma ei tea, inimesed, kellel on nii palju raha autot oskavad öelda, kas see on soodne või kallis, aga igatahes näeb uus A8 veel ägedam välja kui ennem ja minu meelest on siuke hea, natukene rafineeritum ja natukene tagasihoidlikum kui oma tema rivaalid ja minu meelest see mõjub palju paremini ja millegipärast öeldakse, et tema on oma müügist rivaalidest maha jäänud, aga nüüd ta võtab küll kiiresti ennast teistele järgi tagasi ja kimab veel edasigi järele, et minu meelest tõesti on uuenenud A8 veel vägevam ja tema oma sellise tagasihoidlikkuse ja elegantsusega võlub väga paljusid ja selline oligi sellekordne naisvuksuri proovisõit ja kohtume teiega juba nädala pärast ja seniks kohtumiseni ja liigelge turvaliselt.